investeerimisjutud. Ready and action. Halloo, Sõrš kuuleb. Tere head investeerimishuvised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcast Investeerimisjutud. Täna on 19. jaanuar. Minu nimi on Tarmo Tänias ja nagu ikka minu vastas hea sõber ja kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulajad, et investeerimisjutud on tagasi sellel aastal esimese saatega. Kes ei tea, meil on oma meili aadressid, aga meil on ka selline nagu podcasti meili aadressi, sinna on tulnud ikkagi päris mitu kirja ja kes on kirjutanud inimesed, et kuhu me jäänud oleme, kas me oleme ära kadunud, kas me oleme ära külmunud. Et kus me siis Meelis oleme, et kas me käisime Gröönimaad kaitsmas või mis me tegime? jah, esmast võib-olla tõesti tänud kõigile, kes on meile kirjutanud ja neid kirju on nagu nii palju tulnud, et me peame mingi eraldi saate vist tegema, et nendele kõikidele küsimustele vastama hakata. Ja, et ütleme, täna me ei jõua vastata, kuna me ühelt poolt loomulikult täname nende kirjade eest, aga võib-olla siis natuke annab vastuse see ka, et kus me olime, et tegelikult kes tähelepanelikult kuulas siis aasta viimases podcastis, kui me Andres Suimetsaga koos olime ja võtsime aasta kokku, siis me mainisime ka, et 19. jaanuar on see päev, sest kui te seda materjali hakkate nüüd vaatama ja kuulama tänavana videoga, siis näete, et see on päris mahukas. Me nägime ikka vaeva ka. Jah, ja loomulikult tegelikult siuke väike paus nendest uudistest ja sellest poliitilisest teatrist kulub alati ära, et sul on vaja ikkagi seda mentaalset nagu pausi vahepeal, et koguda energiat, et jätkata nüüd uuel aastal uue hooga. Ja, et kohe saame teada, kui palju meil seda energiat on, aga hakkame siis Meelis vaikselt liikuma, et panime siis pealkirjaks finantsturgude ülevaade 2025 kuni 2026, et põgusalt vaatame möödunud aastat ka, aga siis püüame võib-olla keskenduda, inimesi kindlasti huvitab, et mis nendest finantsturgudest siis see aasta võiks saama hakata. Ja võib-olla korra meeldetuletus ka, et kes kuulavad Spotify'st, et minge YouTube'i, et YouTube'is on koos slaididega, et seal annab parema nagu ülevaate, aga minnes siis slaidide juurde tõesti, et vaadates tagasi eelmisse aastasse, et kuidas see eelmine aasta siis hakkas, siis kindlasti kõige olulisem sündmus oli ikkagist aprillis on ju. Ja see ei olnud aprilli nali. Jah, et see oli siis Trumpi tariifide kriis nii-öelda ja mis oli ikkagist eelmise aasta kõige märkimisväärsem sündmus, ma ütleks, kõige turbulentsem. Kestab tänase päevani vahelduv eduga on ju, aga me jõuame kohe sellest nagu rääkida. Võtame siis aasta lõppu, saate teises pooles kokku ka, kuidas meil virtuaalportidele läks, aga ütleme siis niimoodi, et see suure väikse Peetri tegutsemine aprillis määras suures osas aasta tulemuse. Ja, et see oli see hetk, kus me kuskil seal märtsi lõpupoole korraks väljusime positsioonidest ja aprillis kõige suurema paanika ajal läksime üsna suurelt indeksitesse sisse ja ostsime positsioonid tagasi. Eks seal oli nii-öelda õnnekomponent ka natukene, et turud olid äärmuslikud ülemüüdud. See nüüd ei tähenda, et nad ei oleks võinud veel rohkem kukkuda, aga meie tuginisime ajaloolise info peale, et kui me siit ei osta, et kus me siis ostame. Ja minnes edasi järgmise slaidini, siis tegelikult see iseloomustabki seda sentimenti, mis toona on ju valitses, et kui sa vaatad kuupäevade järgi, millised seisukohad olid ekspertidel, kogu välismeedial, investeerimismeedial on ju, kus vaadates neid pealkirja on ju Bloombergis peaaegu iga päev tuli sellist pealkirjad, et see on alles karuturu algus on ju, hullem on veel ees ja siin isegi suvel siin 11. juuni on ju, et arvati või ennustati, et see ongi see mullide mull on ju, mis see oli nagu aasta varem juba, siis on ju 2024 hakati rääkima, et kõik on nii kallis ja kohe on läbi. Ja nüüd 2025 on ju aprillis, nüüd see jõudiski kätte on ju, HSBC on ju siin ennustas 16. aprillil, et see on nagu klassikaline karuturgude põrge, mis meil siin on ju põhjadest juba tõustud oli, et kui sa reaalselt nagu vaatad ja loed seda meediat on ju, siis tegelikult
noh, sa oledki hästi pessimistlik ja tegelikult on sellises olukorras väga raske ostuotsused üldse teha, on ju. Üks asi on see, et sa vaatad meediat ja kuulad, nagu täna ka, vahel tundub, et peaks vähem võib-olla vaatama, oleks lihtsam otsuseid teha, lihtsam elada, aga teisipidi, kui sul nagu enda portfell, sul on nii-öelda klientide juhitavad portfellid, siis sa oled ka vastutav nende asjade eest, siis hakkad veel rohkem võib-olla muretsema. Ja, lähme edasi järgmisele slaidile. Et ja toona, kui need aprill oli käes ja nii-öelda veri oli ikkagist tänavatel, et siis ma mäletan väga hästi, et me vaatasime investorite sentimenti ja ma nägin, et seal sellist numbrit nagu 62, tähendab 62% kogu investorite baasist oli äärmiselt negatiivne ja kui otsida nagu ajaloos selliseid nii negatiivseid numbreid, siis siin graafikul näeb nagu mõned ainult siin 2009 aasta põhjades. Siis oli ka täitsa hull muidugi. Jah, no siis oli nagu päris kriis on ja seal kuskil 1990-ndatel on ka korra nagu see sentiment nii negatiivne olnud, et see andis meil ikkagist sihukesed enesekindlust ja kindlust hakata nagu ostma ja kuna sa lihtsalt pöörasid nii-öelda sentimendi tõenäosuse enda kasuks, et ja siit edasi liikudes siis, kus me olime siis jaanuariks jõudnud, on ju, 8. aprilliks 2025 olid siis börsid USAs kukkunud 15%. Põhimõtteliselt nädalaga siis on enam-vähem või suurusjärgus on. 4 kuuga. Okei, seda küll, aga enamus sellest tuli nagu aprilli alguses. Jah, selles mõttes küll, jah. Et ja see 2025 aasta nii-öelda oli ikkagist kirjutanud ennast absoluutselt nagu ajalukku, et kui sinna vaadata sinna tabelisse, et siis sisuliselt viimase 100 aasta jooksul see languse kiirus aasta algusest kuni aprillini on siis 4. tulemus ajaloos. Päris hull. Et kui sa vaatad neid esimesi numbreid. No need olid täitsa supiköögi järjekorras, kui inimesed olid 32-39. No see kõige hullem finantskriis üldse. Just, ja. Koroona tuleb ka siit välja. Jah, koroona tuleb välja ja siis see Trumpi kriis on ja mis võib-olla see 3. ja 4. nii-öelda see 2020 ja 2025 on sellised inimtekkelised natuke sarnased kriisid on ju. Aga kui ta nüüd nagu süvened sinna järgmisse veeruga on ju, et kui nagu turud on nagu nii negatiivsed ja inimesed paanikas, et siis kõik need rohelised numbrid näitavad seda, et kui te ostate seda paanikat, et siis pigem see tõenäosus sealt väga head tootlust saada on tegelikult investori kasuks. On ju. Kuigi mingid erandid siin on, vaata 73. aastal on ju ja eriti muidugi vaata 2008, no ütleme seesama, kui oli globaalne finantskriis, siis ei tulnud siis ka nagu tõusu. Alles aasta hiljem tuli. Ja, et ütleme nagu investeerimisel alati midagi 100% kindlat ei ole, aga sa saad nagu tõenäosustega mängida ja ütleme tõenäosused sellise languse pealt ostes on ikkagist investori kasuks. Aga kui me nüüd edasi läheme, siis ma saan aru, et sul on siin maailma aktsiaturgude liikumised möödunud aasta, need on siis dollarites mõõdetuna. Jah, et ütleme, kogu see aasta algas nagu nii negatiivselt ja nii palju suure segadusega, aga kuidas see lõppes, ma näen ainult rohelisi numbreid siin. Ma näen 2 punast ka, aga jah, ütleme Saudi Araabia, Türgi, Türgi on arusaadav. Saudi Araabia nafta hind või ilmselt mõjutab on ju. Kes nüüd eurodes need asju tahab, siis põhimõtteliselt lahutadki umbes 13% maha. Siis te näete nagu eurodes liikumisi. Just, aga üldiselt ikkagist globaalselt väga tugev tõusuaasta, meeletud kasvud, selliseid tõuse näeb ikkagist väga harva tegelikult. Kui ma nüüd püüan siin kiiresti nagu natuke analüüsida ja vaadata, vaatan, kus me selle USA leiame, see oli kuskil 17,7 on ju. Ja ütleme, euris jäi siis põhimõtteliselt 4% lähedale. Ja kui ma nüüd vaatan siin võib-olla siis huvitavad riike nagu Kanada, Kanada on 2 korda parem kui USA on ju, Mehhiko on veel parem. Selles mõttes on võib-olla nagu huvitav vaata, et kui see tollisõda hakkas, siis esimene selline sihtmärk oli ju samalt Mehhiko ja Kanada. Kui nüüd aasta lõpuni vaatame, siis ma arvan, ega see Trumpi ka nüüd kuidagi rõõmsaks ei tee, et nendel nagu paremini läks on ju. Ja siis kui ma püüan natuke nagu meenutada, me võtame selle aasta lõpus, ütleme siis selle ettekande lõpus ka kokku, et
et kuidas me siis eelmine aasta prognoosisime ja nagu ikka mingid asjad lähevad väga mööda, mõned lähevad ka üsna täpselt, siis mina, Meelis, mäletan, kui me Euroopa turge prognoosisime, et sina ütlesid, et nii-öelda sellised klassikalised vana Euroopa riigid võiksid nagu hästi teha, et noh, eeskätt siis võib-olla Saksamaad pidasid silmas, aga ka noh, kui ma nüüd Hispaaniat vaatan, siis Hispaania on tõesti, tegelikult see on teist aastat järjest ja Itaalia on ka väga tugev ja kui nüüd sinna sisse vaadata, mis on siis Hispaania, Itaalia taga, siis nii uskumatu, ma ei tea, kas sa oled seda vaadanud, aga eurodes mõõdetuna Euroopa pangad eelmisel aastal tõusid 76% aastaga, kogu sektor. Ja ütleme, seal oli muidugi mõned Hispaania pangad, mis tõusid ka mitu korda, no mis nagu mõjutas väga palju. Aga noh, ma õnneks, et ma leian siin mõne riigi, noh, mis ma siis ise prognoosisin, kellel võiks hästi minna, oli Poola näiteks on. Ja noh, minu tees oli see, et Ukraina sõda saab läbi, kahjuks ma eksisin, aga ma ütlesin, et saab läbi, siis Poola võiks võita, aga noh, sellest hoolimata tegelikult Ida-Euroopa riigid, noh, Tšehhi ja Ungari ka väga tugevad on ja siis ma just ütlesin ka Põhjamaad on ju, et no ütleme Soome ja Rootsi on ka täitsa esimese lehekülje peal siin on ju kenasti. Et ühesõnaga suures laastus me panime suhteliselt hästi oma prognoosidega, et USA-t me ei pakkunud ja Türgit ei pakkunud ka loomulikult on ju. Ja muidugi need on veel tootlused aasta algusest, et kui sa juhuslikult ostsid aprillis, et siis seal on veel, siis ilmselt paljud tootlused on kolmekohalised. Aga mis me siis nagu järeldame siit, et kui eelmine aasta oli portfell vähegi ajutatud, siis oli väga raske raha kaotada. Jah, kui sa paanikaga põhjades ära ei müünud, et tõesti siis oli raske raha kaotada, aga vaatame pikemat perioodi. Ja, et eelmine aasta kasutasime sama slaidi just S&P ja Bitcoini kohta, et eelmine aasta me samamoodi mõtlesime, kas tõesti see kolmas aasta tuleb ka veel kahekohalise protsentuaalse tõusuga. Ütleme niimoodi, et kui me vaatame seda seal veel äkki mingi august, september, siis tundus, et nii lähebki, aga aasta lõpp läks ära käest on ju. Ja noh, aprillis oli tunne, et tulebki on ju kahekohalise miinusnumbriga see aastaga, aga kokkuvõttes 2025 siis S&P seal noh, ligi 18% tootlust ja kui sa paned need viimased 3 aastat kokku on ju 26% tootlust, 25%, 18%, et noh, meeletud head aastad, see on dollarites muidugi. No jah, Ameerika investorile, aga noh, okei, noh, Euroopa investor, jah, eurodes eelmine aasta kehvem 4 on ju, aga noh, tervikuna, noh, kui sa 3 aastat ka USA turul olid ka eurodes tegelikult nagu hästi on ju. Aga noh, kui ma siit nagu mustrit püüan nagu otsida on ju, siis see, mis sa nagu Bitcoiniga rääksid, et iga 4 aasta nagu miinuses, okei, nüüd see natuke muster läks katki, et noh, tuli kerge miinus ka eelmine aasta on ju. Aga kui ma püüan siit nagu vaadata SB500-ga, siis ka, et noh, ütleme, 18 oli miinuses, see oli 3 positiivset aastast, 22 miinuses, 3 positiivset, 26, ma näen siin punast värvi tulemas. Ütleme, mina ei näe ausalt öeldes siin hetkel veel mustrit, et hetkel ma oleks isegi üsna positiivselt meelestatud, aga noh, nendest tõenäoliselt räägime hiljem ka, aga tõesti, kui vaadates nagu selliseid rohelise värvi tsükleid, et väga tihti me näeme ikkagi siuke 6-7-8 järjestikust aastast on võimalik ka nagu plussis olla. Ja vaata 2009-17, no seal on ikka pikalt positiivne. Jah, nii et selles suhtes ei tasu alahinnata turu jõudu on ju ja pulli-turugu. Noh, ütleme, need ütlusi on nagu päris palju finantsturgude, mis on nagu head, et sageli räägitakse niimoodi, et noh, et kui sa nagu kaotad siis, kui sa oled nagu halval ajal turul on ju, aga noh, teine ütlus on niimoodi, et suuremad rahasid kaotatakse siis, kui sa oled heal ajal turust eemal ja sageli on lihtsalt neid häid aegu nagu mitu aastat järjes, et noh, kui sa nagu ära müüsid, et millal siis tagasi lähed on ju, et see on võib-olla isegi keerulisem. Ja, et võib-olla siin graafikul või siin tabelis võib veel vaadata selliseid viimaseid buumiaastad, mis oli 1995, 96, 97, ja mis nagu lõpuks päädis selle .com mulliga, et seda võrreldakse ka päris palju, püütakse võrrelda seda AI-d ja internetti. Just, et mul hetkel tundub, et me võime nagu liikuda sinna suunas, kui meil see aasta tuleb veel näiteks 20% tootlusega aasta ja siis tuleb veel üks mingi 25 või 30% tootlusega aasta, et siis ma läheksin nagu
väga riskikartlikuks, et nagu näha, et sellised hästi suure protsentidega tootlus aastatele mingil hetkel ikkagi tuleb see laks ära, et kus see mull nagu lõhkeb, nii nagu oli 2000, 2001, 2002, et väga suur langus. Aga kui me püüame siis vaadata võib-olla veel detailsemalt natukene, et erinevate varaklasside vahel, et enne me rääkisime nagu turgudest tervikuna, kuidas aktsiaturg on läinud on, aga aktsiad pole ju ainukene finantsvara, et on ju veel võlakirjad ja on kuld. Ütleme, kui me eelmisest aastast räägime, kullast me ei saa üle ega ümber on ju. Ja, et see tabel võtab hästi kokku kogu varaklasside liikumise, et tõesti siin ainuke punane on ühesõnaga Bitcoin, aga Bitcoinist võiks nagu aru saada ka, et kui vaatate seda viimast tulpa, mis on annualiseeritud sihuke tootlus aastast 2011. See numbrid ei mahu ära. Siis jah, aga see viimane tulp näitab, et Bitcoinil keskmine aasta tootlus on 132% olnud. et ilmselt ei ole hullu, kui täna või see aasta ütleme 2025 jäi kergelt nagu miinusesse. Et Bitcoiniga jah, ma arvan, et Bitcoin on nagu hetkel natuke enda momentumit kaotanud tõenäoliselt, kuidas see momentum tuleb. Momentum tulebki siis, kui tuleb uus nagu sihuke järsk langus, et siis tulevad need tippajarid välja ja algab nagu uus nii-öelda pullitsükkel. Et hetkel võib-olla sellel aastal ma oleks natuke Bitcoiniga ettevaatlik. Jaa, mina olen palju ettevaatlikum, aga sinna ma jõuame veel. Aga kui me vaatame tõesti seda, ütleme eelmine aastaga mulle isegi tundub huvitavam see pikaajalisem trend, ütleme 2011–2025. Vaata toorained on ainult miinuses on ju, et äkki siin on hoopis nagu võimalus nüüd. Jah, raske öelda. Ma pigem näen võib-olla sellel aastal võimalust metallides. See on ka tooraine natukene, aga otseselt mitte nafta ja gaas. Jah, naftas ma lihtsalt ei näe. Kõik on võimalik, poliitilised eskalatsioonid võivad selle viia loomulikult ülespoole. Naftaga on lihtsalt see asi, et kui me nagu vaatame, mis Ameerikas nagu toimub üldse ja tulevad vahevalimised novembris ja et Trumpil on vaja häid uudised. Tal on vaja, et aktsiaturg oleks üleval, et tagasi valitud saada vabariiklased on ju ja pluss, et energiahind oleks nagu odav ja viimased käigud Venezuelas, ma ka ei näe, et nafta tõuseks palju kuidagi praegu. Aga esikoht, kuld. Kuld esikoht, jah. Hõbe tõusis muidugi veel rohkem on ju, et kui me vaatame nagu päris aastat on ju, siis hõbe tõusis ju mingi üle 2 korra, 2,5 korda on ju. Et ja ütleme, see kuld on tõesti üllataja ja vaadates, kuidas eelmine aasta läks 26,7% ja 2023 samuti seal 12,7%, et aga kui sa vaatad nii-öelda kullal sellist natuke pikemaajalist tootlus alates 2011 aastast 7,5% ainult, et võrreldes siin Nasdaq'iga näiteks, Nasdaq'il oli siin 18%. Ja kui sa selle ajakirja veel pikemaks venitad, siis aastabaasi tuleb veel vähem on ju, aga muidugi, kui me vaatame nüüd siin mingi 100 aasta liikumise, et kuld liigubki, vaatan hüpetega on ju. Tsükliline jah, et see kuld on tegelikult liikunud isegi veelgi kõrgemale, see on natuke vasakpoolne graafik on tegelikult isegi veel kõrgemale liikunud. See tipp, et nagu näha, et tõesti see kuld on niisugune tsükliline. Täna jätkuvalt on kulla alla tõesti taganttuul seoses igasuguste rahatrükkide laenamise ja poliitiliste pingetega, aga kulla hind täna hommikul oli mingi 4650 midagi juba, et on väga kõrgel. Ja, aga kui vaadata nagu ajaloost tagasi, siis viimane sihuke hästi kiire tõus, võiks isegi veel parapoolne, tõus oli seal 2011, kus tehti tipp ja peale seda tegelikult kuld kukkus 42% ja järgmised 10 aastat ta oli nii-öelda uusi tippe ei teinud, et järgmine 10 aastat on ju. Et selles suhtes selle kulla ralliga võib täna ka sõita, aga kutsuks ikkagist kartlikkusele või sihuke, et seal on risk on see, et mingil hetkel saab see buum nagu läbi ja nii nagu ajaloos on mitu korda juhtunud, et ärge jääge nii-öelda tipus sisse, et kui te juhtute ostma sealt tipust ja see trend parasjagu on murdumas, siis võtke enda loss vastu ja
ja sellega sulgege see diil ära, et no üks asi on need investorid, kellel täna ei ole kulda ja mõtlevad, et osta, teine asi on see, et meie kuulajate seas võib olla ka päris palju investorid, kes on võib-olla 5 aastat kullas olnud või kauem on ju, et nendel on teine küsimus, et millal siis nagu kasumit võtma hakata, et ega sellist nagu päris tipp on ju raske nagu ajastada, et kui on nagu selline huvitav investeerimisvõimalus, siis võib täna juba natuke vähendada ju. jah, ütleme tõesti, täna tundub, et see makro tagatuul on nagu nii kõva. Täna küll. Et see võib veel kesta pool aastat. Mitte ainult makro, kui me räägime ka kogu see, mis toimub USA keskpanga uue presidendi ümber, on ju, segadus on nii palju, on ju, et kogu see geopoliitiline asi on ju, et aga kui ma ütlen, et ühel hetkel ta on võib-olla 5000, 6000 on ju, et kuskilt sa investorina pead mõtlema hakkama, et vähendada oma osakaale on ju. Jah, ilmselt ongi mõistlik tasapisi nagu vähendada ja see parempoolne graafik räägib seal turgude tsüklitest on ju ja paratamatult niisugused väärismetallid ja energia näitab nagu niisugust majandustsükli lõppu, et need on nagu varaklassid, mis üldjuhul buumivadki seal kõige viimases faasis ja peale seda nii-öelda siis tulevad juba mingisugused teised kindlamad varad, mida hoida. Tulevad Varmaatsia, mida me oleme siin oma klientidele juba ostnud, on ju. Utilitis tuleb. Utilitis tuleb siis, kui tavaliselt, kui intressimäärased hakatakse allapoole tooma, kuna neil on keskmist suurem võlakoormus ja maksavad päris häid dividendis, need ärile on hea, kui raha on odavam. Aga jah, ma ei tea, kui ma seda tsüklilist pilti vaatan, siis natuke tuleb hirm ka peale, et kas peaks juba natukene mingid asju siin vähendama ja Varmaatsiat ostma. Jah, ühesõnaga riskide manageerimine võib-olla märksõnad, et loomulikult need trendid ei lõppe siin 1-2 päevaga, aga tõenäoliselt aasta-poolteist on ikkagist riskid nagu õhus, et mingil hetkel need trendid murduvad ja siis ei tahaks nagu tipust sisse jääda. No ühesõnaga, mis me soovitame, kuulake investeerimisjutte pidevalt, et me püüame nende teemadel kogu aeg siis nagu ütleme siis jälgida ja märku anda, siis kuidas meil endale nagu tundub, on ju. Aga tervikuna meeldis, kui me järgmise slaidi peale läheme, siis mulle tundub ikkagi niimoodi, et kui me pikaajast investeerimist räägime, siis need tõusuturge on ikkagi rohkem kui langevad, et keskmiselt 10 aastast 7 on põhimõtteliselt ju kasvanud isegi natuke rohkem. Ja tõesti, kui see S&P tootlus dollarites 18%, kas see tundub nagu hästi sihuke eripärane, siis tegelikult ei ole, kui te vaatate seda tabelit, et tundub väga suur number. 17-18% on ka kõige suurem aastate hulk, mis on ajalooliselt. 10-20 on. Jah, et seal vahemikus, et sellised tootlusega aastad on kõige sagedamini. Ja aga üllatavad palju on ka vaata 20-30. Ja, mis on ka 2023 ja 4 läksid siis sinna plokki aastad juurde. Ja 2 viimast on ja nüüd siis 2025 on tippude tipp on ja. Võib-olla isegi see positiivsed asjad on natuke võib-olla üllatavad, et see 20-30 on nii palju need aastad, aga kui ma vaatan, kas see on negatiivsemad poolt, et 10% on ka suur langus, aga minu jaoks on suured langused ikkagi, kui on 20-30% on ja neid on olnud siis selle aja jooksul ainult 3. Jah, et selles suhtes ei tasugi pikaajaliselt väga negatiivne olla, et kui tõesti 100 aastast sisuliselt 3 on sellise suure negatiivse numbriga. Siis nagu 6 on ju, kui me võtame, siin on nagu 2 tükki on 30-40% ja 1 on üle 40 ka, aga põhimõtteliselt meil on peaaegu 100 aastast 6 olnud, kus langus on olnud 20% või rohkem, aga need on ju väga vähe. Ja, just ja nagu need numbrid ütlevad, et siis sisust 73% aastatest on ikkagi kogu aeg rohelised. Targem on siis pigem olla nagu suures osas turul sees, võib-olla vahepeal natukene allokatsiooniga riske ümber mängida erinevate sektorite vahel ja et kui hoida likviidsust ja kui tulevad suuremad langused, siis juurde pigem osta. Jah, just. Kui sa oled pika investor. Jah, et karuna ei tasu liiga pikalt olla. See on ka päris huvitav tabel nüüd, et. Jah, et siin on välja toodud siis erinevad korrektsioonid alates 2009 aastast, kus oli see viimane suur karuturg. Et loomulikult see käib, ütleme, börside juurde, see igapäevane volatiilsus
ja kui vaadata, on ju, noh, meil on iga aasta tegelikult mingisugused korrektsioonid ja mingisugused sündmused olnud, mis on turgu hästi palju mõjutanud. Ja kui sa niimoodi mõtlema hakkad, siis sa ei saakski üldse nagu investeerida. Iga päev on mingi uudis, mis nagu hirmutab ära. Ja kui vaatata, siis noh, neid uudiseid on mingid nagu korduvad, mingid on täiesti uued. See aasta on ju noh, või ütleme 2025 oli see tariifide teema, tariifide sõda on ju, siis minnes aasta veel tagasi on ju, siis oli majanduslanguse hirmud on ju, Nikkei crash, carry trade'i kiire langus, mis põhjustas 9,7% languse börsidel on ju, 2024 märtsis on ju, seal 6% langus on ju, 2022 oli viimane üsna suur langus, 27% on ju. Ka siis oli nagu karuturu hirmud, aga karuturgu nagu ei järgnenud tegelikult. Ja kui panna need kõik sellised karuturud ja lühiajalist korrektsioonid kokku, et siis viimase sellise 15 aasta keskmine korrektsioon iga aasta on olnud 8,3%. Et selleks... Mis ei ole ju väga palju tegelikult. On ju. Jah, mis ei ole väga palju, aga see tähendabki seda, et kui see 8,3 või ütleme 10% S&P-l kätte jõuab, et tegelikult siis pikaajaline investor võiks juba kinni silmi hakata lisama positsioone. No, -10 pealt mina kinni silmi ei ostaks, aga -25. Jah, aga kui otsid siit tabelis -25%, siis on ainult üks korda, kui ma kiiresti vaatan siin, et siis sa magad enamus korrektsioonid maha, nii et aga minnes edasi järgmise slaidi juurde, et kus on ikkagist ajaloolised karuturud nagu välja toodud. Kui palju nad kukuvad siis on? Jah, et nagu näha, et siis 2009 ikkagi oli kole. Ütleme, kui turgleb karuturgu, millele ikkagist järgneb selline majanduslangus on ju, siis kipub olema see, et karuturud on veelgi nagu agressiivsemad. Ja kui me vaatame on ju selle Trumpi kriisi, siis tegelikult meil sihukest majanduslangust recessioni ei tekkinud. Ei tekkinud jah, no veel ei ole tekkinud. Jah, kuigi turud käisid hästi korraks üle 20%, mis viitab nagu karuturule, aga sellest taastuti 2,6 kuuga, et sisust väga kiire langus, väga kiire taastumine. Kui sa vaatad, millal oli meil viimane sihuke karuturg korra, ikka nagu jõuline karuturg aasta aega, turud kukkusid oli 2022 on ju. Ja selle jooksul siis turud kukkus 24%, aga kas recession tuli? Tegelikult ei tulnud. Ja kui sa siit tabelist otsid selliseid, ütleme, languseid, kus on nii-öelda tulnudki see recession ehk majanduslangus. See 2009 ongi viimane. 2020 COVID ajal läks ka ikkagi tehniline recession. Seda küll, aga see taastus, turg taastus nii kiiresti, kuna see stiimul tuli peale. Mina isegi, kui ma nagu mõtlen nagu ise nagu investorina, siis 20, seda koroonat ma isegi nagu väga ei mäleta, selles mõttes, et oli taastus nii kiiresti, aga see 2009 oli ikkagi, see valu oli ikka pikalt. Jah, siis oli ikkagi tõesti päris nagu majanduslangus, kinnisvarakriis, panganduskriis on ja 2000-2002, et seda see oli ka nagu recession, et kui sa vaatad nagu palju siis turud kukkusid, sinna 50% kanti on ju, et see on ikka väga valus langus. Et siin selles suhtes meil praegu on nagu ikkagist üsna nagu hästi läinud, et need majanduslangused on olnud siiski pehmed ja kiired. Teisipidi see hirmutab jällegi, et see tõenäosus järjest kasvavad, iga järgmine päev tuleb mingi risk realiseerub. Jah, nii et selles suhtes sihuke keskmine karuturg ajalooliselt on 29% langust. Nii et ja 9 kuu pikkune ma vaatan siin keskmisena, nii et selle kannatab ka veel ära, et kui ta siin mõned on olnud 26 kuud, see on üle 2 aasta, see juba natuke hakkab rusuma. Jah, nii et sellest tehke endale print screen, kui järgmised karuturud tulevad, et siis te umbes teate vaadata. Kaua see valu kestab? Jah, kaua valu kestab, kas te olete nii-öelda alla keskmist või üle keskmise, et siis lähtuvalt sellele siis hakata enda oste planeerima.
no ma püüan, Meelis on nii positiivne inimene ja vaimustunud, räägib kõikidest kasvuvõimalustest, aga ma püüan neid riskikohti ka natuke nagu üles leida ja võib-olla see järgmine slaid võib-olla on natuke riskikoht või kuidas sulle tundub? Tõesti, kui vaadata seda slaidi, me oleme 50 aasta jooksul ei ole nagu sellist kontsentratsiooni turgudel nähtud, kus top 10 aktsiat on siis indeksis 40%-lise osakaaluga. Et mina mõtlen seda nii, et ühest küljest on nagu hea, et on 40% top ettevõtted. See tähendab seda, et kui on pulliturg, sul on kontsentreeritud panused läbi indeksi, see indeks lendab väga head tootlused, nii nagu me siin viimased 3 aastat näinud olema, et ilmselt kui me ei oleks nagu sellist moodi kontsentreeritud, siis meil tootlused oleks mingi poole väiksemad. Samas tõesti, nagu sa ütlesid, seal on ka omad riskid, et kui meil tuleb karuturg ja see karuturg on seotud just tehnoloogia ettevõtetega. Suurtega just, et siis me näeme tõenäoliselt 2-kohalisi protsentuaalseid numbreid langust, et sellega tuleks nagu arvestada, aga hetkel ma kuskilt ei näe seda sükest langust tulemas, kui me liigume edasi järgmisele slaidile. Siis Nvidia ajalooline sündmus eelmine aasta jõudis siis esimene ettevõtte maailmas, mis jõudus $5 triljoni. Alles oli, kui tuli see 1 triljon, aga paar aastat tagasi ja nüüd me oleme jõudnud juba 5 juurde. Tõesti, erakordne sündmus, aga jah, see on lihtsalt informatiivne tabel, et siin tõesti viimased aastad on ikkagist tehnoloogia juhtinud. No ainukene oli siis seal, ütleme seal 2009-2008, et kui oli siis energiafirmad, naftafirmad olid seal eesotsas, aga muidu on tehnoloogia ju. Ja siit jah, tõesti, et siin tabelis on välja toodud ka sellised suurimad liikujad viimase 10 aasta jooksul. Minu meelest sa oled pannud väga õnnestunud pealkirja, et mitte et teistel slaidid ei oleks, aga sellel nagu eriti, et maksimaalne tootlus, et seda kätte saada, sa peadki seda volatiilsust nagu taluma. Jah, ja tegelikult see on väga psühholoogiline, et ütleme, siin on hea näide, S&P on välja toodud, et S&P tootlus viimase 10 aastaga on 300%. See on üle 4 korra tõusu. Jah, 300%, aga selle juures sa oled pidanud taluma korraks 34% langust. Et kui sul on indeks, tõenäoliselt sa elad üle, aga proovi ette kujutada näiteks seda seisu, kui sul oligi Nvidia näiteks portfellis 10 aastat tagasi, et sa ei ole nagu Nvidiat ühtegi korda müünud. Ja ta käis siin 10 aasta jooksul korraga 6% nagu all ja 2/3 oli kadunud vahel. Just, ja isegi kui sa hoidsid seda Nvidiat siiamaani alles, siis kogu su portfell sisuliselt koosneb Nvidiast ja kuna see on 300 korda su portfellis kasvanud, see tähendab seda, et isegi natuke rohkem veel, aga ütleme üle 300 korra, et ikka hullumeelselt palju on. Et mis see tähendab, et sa oled nagu ühes aktsias nii suurelt sees, see mõjutab su psühholoogiat ja seepärast on olnud aastad, kus Nvidia kukub 66% su kogu varadest sisuliselt on enamus läinud. Põhimõtteliselt see, kes ostis 10 aastat tagasi 3000 eest Nvidiat, on täna miljonär. Jah, aga ja see portfellis sisuliselt on see üks positsioon ja mis siis nagu vahepeal kõigub 67% nagu mingitel aegadel. Kui sul on nagu väiksemad summad, siis 66% elad üle. Aga kui see on nagu kasvanud ühel hetkel nagu 500,000 peale ja siis tuleb 50%, sadadest tuhandetest liigub ühes ja teises suunas. Jah, et see ütleme, et tavainimese jaoks nagu sellist rahalist liikumist taluda, see on väga keeruline. Siis ongi nagu see, mis need statistikad on tehtud, et kõige paremad investorid on olnud need, kus kontoomanik on surnud olnud või konto parool on ära läinud, et sa ei saa füüsiliselt ligi lihtsalt. Ja, et ja olgem ausad, ilmselt selliseid inimesi, kes nagu hoiavadki nagu tuimalt nii kaua aktsiaid, ma arvan, et ei ole või on väga üksikud. Et ütleme, nii ongi, et see tootlus tuleb läbi suure volatiilsusega
ja seda peab siis oskama taluda ja pead ka olema väga kindel selles aktsias, et sa hoiad nagu. No kui sa soovitasid printski teha nende aktsiaturgude suuremate kukkumiste osas ja kui kaua kannatama peab, siis minu meelest sellest võiks ka teha. See on ka nagu väga õpetlik on ju, et no ikkagi, kui sul on täna mingi selline nagu kasvulugu on ju, ma ei tea, pane siis teise konto peale unusta ära on ju. Et see on nagu tõesti variant. Jah, aga noh, kindlasti siia kõrvale võib panna ka väga palju selliseid kasvulugusid, mis ei olegi tagasi tulnud, on ju. Et lähevad, teevad selle enda buumi tippu ära. Ja no, need on siis need kõige suuremad edulood on ju. Jah, need on edulood, et neile nagu pihta panna, noh, sa pidid 10 aastat tagasi ikkagi väga head otsust tegema. No mitu otsust, et ühelt poolt osta, aga teiselt poolt raskem on just hoida. Jah, just psühholoogiline. Aga ma saan aru, et üks sinu positiivsuse põhjused on see, et USA ettevõtete kasumid jätkuvalt kasvavad. Jah, ütleme, ma lihtsalt vaatan, mida analüütikud prognoosivad ja tõesti analüütikud sinna. Kas nad on täpselt prognoosinud varasemalt? No, tundub, nad on alati pigem positiivsemad, aga tegelikult ma ei vaidle vastu, ega tegelikult USA ettevõtted ongi kasumlikud. Jah, ja niisugust 15% kasumite kasvu prognoositakse ja kui sa vaatad veel nende MAC 7 ettevõtete sisse, siis seal on nagu kasumiteks earning growth'i nähtud ligi 23%. Mille arvelt see tuleb, et kas see sama tehisintellekt teeb nii palju nagu efektiivsemaks, et suutakse kulusid allapoole tõmmata või nähaksegi seda käibe kasv? No see on puhas käibe ja kasumite kasv, kuskilt see nagu tuleb. Jah, see on ilmselt seotud kõik selle AI buumiga. Nii et see on niisugune puhas taganttuul ja tegelikult, kui sa vaatad seda teist osa S&P 500-st 493 ettevõtet, seal on tegelikult see kasv prognoositud 12,5%. Kõrge. Kõrge, aga keskmine tulebki sinna 15 kanti, et analüütikud on päris positiivsed. No jaa, aga et natukene seda sinu positiivsuse auru maha võtta, siis ma panen ühe koleda pildi ka siia vahelduseks. Chiller PE. Ja see on siis selline PE, mis on nagu tsükliliselt kohandatud hinnakasumi suhtega, et ei ole võetud ütleme, viimase aasta kasum või ette prognoositavaga viimase aasta nagu inflatsiooniga korrigeeritud ja noh, me oleme siis täna ajaloos siis nagu ütleme, kalliduselt teisel skaalal on ju, et ütleme see 29, mis oli nüüd maailma kõige suurem finantskriis, me näeme, mis siis nagu juhtus. 2000 ei läinud ka ju üldse hästi, internetimull. Nüüd on siis nagu AI, kas ta nüüd on mull või mitte, mõnes kohas võib-olla on, mõnes võib-olla mitte. Aga ütleme, investor peaks siis endale teadvustama seda, et tegelikult aktsiad ongi hinnastatud niimoodi, et lähebki hästi edasi. Et kui kasumid nagu kasvavad, siis muidugi see suhtarv võib-olla läheb ka soodsamaks natukene, aga mulle tundub, et viimasel ajal need aktsiate hinnad on kasvanud kiiremini kui kasumid on ju, et see viib selle suhtarvu järjest kallimaks. Jah, ja kui sa võib-olla seda graafikut täpselt vaatad, ütleme, see buumi see graafik on natuke teistsugune, vaata alati see on läinud nagu järjest ühe hooga, siis tegelikult viimased mõned aastad nad on ikkagi edasi-tagasi olnud, et võib-olla seal on väike erinevus ja siit võib-olla edasi liikudes siis kohati on sellest me natuke võib-olla rääkisime. Me rääkisime sest kui see ülemine joon on siis nagu USA tehnoloogiaettevõtete osakaal koguturust, aga see alumine eledam joon on, kui me jätame nüüd USA nagu välja, et ülejäänud maailm, et ütleme, ülejäänud maailmas see tehnoloogia ei ole nii tugev, aga see on ka siis suhteliselt nagu kõrgel ka ütleme nende turgude lõikes, aga USAs on see eriti see kontsentratsioon suur on ju. Jah, nii et paratamatus on ju, Nvidia turuväärtus on juba mingite riikide SKP on ju suurem, Ma siis natukene võtsin siin hiljuti natukene statistikat ka, et kuidas siis investorid nagu meelestatud on, et ülemine joon on siis jaeinvestorid, kui palju siis nende kogu varadest on täna nagu aktsiaturgudele investeeritud, neil võivad olla kinnisvara ja võlakirju ja muid varasid ka kõrval või kuld on ju, aga sisuliselt 70% lähedal on siis investoritel kogu varadest aktsiates, mis on ajaliselt tipptasemete lähedal, see võib-olla natuke on ohukoht on ju, et kui palju seda nagu vaba raha on, et nagu uut ostu teha ja teisel see alumine joon on siis nüüd professionaalsed portfellihaldurid, et nendel on ka oma allokatsioonides
on seal tippude lähedal, et on ikkagi see aktsia usk on täna ikkagi see kõrge on ju. Jah, aga miks see on kõrge, siis seda ilmselt näitab järgmine slaid väga täpselt, et kui me vaatame on ju suurtemate tehnoloogia hiidude revenue'de tulude kasvu ja ütleme kasumite kasvu, siis nii mõnelgi suurel tehnoloogiaettevõttel olid viimased kvartalid rekordkäibed ja rekordkasumid, et võtame näiteks Apple'i tegelikult on üsna aeglaselt kasvav. Kellel ei lähe, ütleme võrreldes teiste tehnoloogiafirmadega nagu nii hästi on ju, aga turuga mõistes on hästi. Jah, et revenue'd on ju kolmandas kvartalis ületati üle $100 miljardi on ju ja rekord netokasum on 27 miljardit. Samamoodi Google andis viimases kvartalis teada enda rekordtuludest, samamoodi üle 100 miljardi piiri on jõudnud kvartaalsed tulud on ja ka net profit record high 35 miljardit on ju, Microsoft net profit record high 28 miljardit Amazon record high on ju, et ja tõesti, kui sa vaatad nagu need net income growth nagu, et Amazon 28 või 38% year over year on ju, kui ma vaatan numbrid. Ütleme nende suurusjärgus on nende suuremate tehnoloogiafirmade aastakasum on 1,5 korda suurem kui meie Eesti riigieelarve. Jah, need numbrid on hoomamatud meie jaoks juba, et selles mõttes jah, nüüd on küsimus lihtsalt, et kui kaua see pidu jätkub on ju. Jah, see on päris huvitav tabel, et sellest me oleme rääkinud ka, et palju need suured tehnoloogiaettevõtted investeerivad AI taristusse ja siin on nagu välja toodud mõned ettevõtted ja nende investeeringud ja need on kvartaalsed on ju, et siin on näha ka, et palju see viimase ütleme 1,5 aasta jooksul nagu kasvanud on ja see kasv on tõesti märkimisväärne. Siin räägitakse ka, et järgmise 5 aasta jooksul investeeritakse AI taristusse kuskil $5 triljonit dollarit, need on nagu nii meeletud numbrid, aga kui panna nagu konteksti, et meil on neid buume läbi ajaloo olnud päris palju erinevaid buume, et kui me liigume järgmisele slaidile, et siin on välja toodud nii-öelda investeeringud protsent SKP-st erinevatel buumidel, et võtame näiteks USA nii-öelda raudtee investeeringud, mis oli ka ikka toona suur buum on ju, siis tegelikult toona pandi investeeriti 3,5–4% SKP-st on ju. Nüüd me oleme 4 korda väiksemast tasemel. Autode buum on ju 1920 on ju. 2 korda väiksem tase on praegu täna autodega võrreldes on ju. Just, et siis kui nagu niimoodi võrrelda investeeringut suurust SKP-sse, siis tegelikult ei olegi väga hullu. Et seal võib-olla olla veelgi ruumi, ütleme, investeeringuteks. Ei, ruumi kindlasti võib-olla selle vastu ma ei vaidlegi. Küsimus on, et mis ajaperioodi peale nad nagu ära jaotuvad on ju, et ütleme, eelmine aasta sa ütlesid need numbrid suured, mis investeeriti, et see aasta need numbrid on nagu projekti tasemeni on veel suuremad on ju, et tõesti siin võib olla nagu mitu aastat ees, kus palju investeeritakse. Jah, on siis mull või ei ole? Jah, täpselt seda küsitakse kogu aeg, et selles suhtes kõige parem võrdlus ikkagist on, ma arvan, et selle viimase tehnoloogia mulliga, mis väga palju näited tuuakse, et kus see tehnoloogiasektor on ju buumis turul olid samamoodi just tulnud igasugused arvutid on ju ja kõik tehnoloogilised ütleme, need interneti brauserid on ju, veeb on ju, et see kõik nagu tekitas sükse tehnoloogia buumi, et kui võrrelda nagu seda 2000 aastate buumi ja versus täna, siis nagu te graafikul näete, et täna me oleme seal, kus nii-öelda aktsiahinnad ja kasumid käivad ühes rütmis, et kui me vaatame 2000 aasta tolle hetke seisu, siis aktsiate hinnad liikusid nagu nii kiiresti eest ära, et kasumid ei tulnud järgi. Et pigem täna ikkagist tundub, et me ei ole nagu sellises nagu mullis. Nad ei ole võrreldavad, selles mõttes küll, et täna me näeme nagu sa näitsid nende suuremate, suurte tehnoloogiate firmade puhul, nad on kasumis ja mitte väikses kasumis, et 2000 seal olid paljud miinuses.
jah, nii et täna on ikkagi seda ettevõtted, kes genereerivadki räigelt kasumeid. Ja. Aga see teema on nüüd küll meeldis, et millal see pidu läbi saab? No vaadates kes on president, vaadates, kuidas ta nagu kõigiga tülli läheb, et kaua nüüd on eurooplased ja muu maailm on nõus siis seda USA võlga ostma. Jah, tõesti, et kõigepealt tuleks vaadata, kui palju USA võlg on 6 kuuga kasvanud. Jupe. 2,3 triljonit on jälle nagu juurde laenatud. No, põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et kui me poole jaanipäeval räägime, siis me äkki 40 triljonit täis või? Jah, tõenäoliselt küll, aga võib-olla see saab isegi kiiremini täis, seepärast, et Gröönimaa on ju, võib-olla ostetakse välja USA military budget, Trump on rääkinud, et võiks veel 500 miljardit on ju tõsta, isegi 2027 juba on ju. Kus see raha tuleb? Ja vaatame järgmised slaidid, et mis on see finantsseis on ju, et kui me vaatame USA valitsuse tulusid ja kulusid, siis viimased kahe kuu tulud on $740 miljardit ja kulud on 1,2 triljonit. Suur vahe on see. Ja, vahe on peaaegu $500 miljardit. Ja pool triljonit on puudu. Jah, pool triljonit puudu ja see on 2 kuuga on ju tekkinud, et see on nii-öelda laenatud investoritelt. Aga kui sa ei saa enam laenata, mõtlen, et sa vihastad nüüd Inglismaa välja, vihastad, ma ei tea, Jaapani välja, kuigi jaapanlased on rahulikumad, aga ma ei tea, ühel hetkel see on see oht, et kui muu maailm ei finantseeri enam. Ja, see on oht on ju, siis loomulikult täna käivad vaidlused on ju Gröönimaa ümber, siin kuskil käis läbi ka, et Gröönimaa eest USA väidetavalt on pakkunud mingi 700 miljardit. Seda nägin mina ka, jah. Et kui neil täna jääb 2 kuuga 500 miljardit puudu, et kus 700 miljardit nagu tuleb on ju. Lisaks on ju järgmine aasta, kui tahetakse militari kulusid tõsta, on ju. No, üle triljoni juba puudu. Et see võib olla muidugi dominoklotside mäng on ju, et kui sa järsku tekitadki mingi triljon juurde ja ostad nii-öelda Gröönimaa välja, et mis see tähendab nagu dollarile. Et ma arvan, et see võibki olla see moment, et kus see kuld paneb lakke, võib-olla Bitcoin paneb lakke, see tekitab sukse tsunami maailma finantsturgudel. Teoreetiliselt võiks nagu Bitcoin panna ülespoolest, ta on nagu piiratud ressurss, aga kui sa vaatad neid viimase käitumisi turul, kui on nagu närviline, siis kuld ja hõbe pigem tõusevad, aga Bitcoin pigem kukub natukene, et see nagu ei toeta seda teooriat väga on ju. Hetkel ei toeta, aga põhimõtteliselt võib nagu vaatama on ju. Aga lihtsalt kui nagu seda USA-t nagu siit nagu tõesti vaadata, siis ei ole ju üldse ebaloogiline, et miks on Trump rahutu intressimääradega, nagu see on nagu võlg sellises mahus kasvab, on ju. See intressikulu täna hommikul alles vaatasin, oli jälle nagu kõigi aegade tipp, on ju. Loogiline, et intress pole väga allapoole tulnud ja maht kogu aeg kasvab, on ju. Siis tal ongi vaja uut keskpanga juhti, kes täidab kõik tema soovid ja viib intressid nulli. Jah, intressid nulli ja tegelikult see ütleme, ja inflatsiooni üles. Jah, ma arvan, et see väga huvitav lüke muidugi oli USA-s oli see Maduro nii-öelda kinnivõtmine on ju, et Venezuela on ju maailma suurimate naftavarudega riik. Ja tead, kes on nagu järgmised peale Venezuela? Ma eile uue pärast vaatasin. Saudi Araabia on nagu teine on ju, siis oli Iraan ja Iraak ja siis Araabia Ühendemiraadid on ju. Ja siis kui sa vaatad nagu USA käitumist, siis Venezuela sai oma paugu ära on ju, Iraan on ka seal top 3 on ju, need on need riigid, kus on siis vaja naftat nagu alla on ju. Jah, aga ütleme, kui vaadata seda Venezuela, seda juhtumit tegelikult, et kui panna nagu hakata natuke seda lahti arutama, et miks see lükke nagu tehti, sisuliselt täna USA dikteerib on ju, kuhu Venezuela saab enda naftat müüa ja kellele ta saab müüa on ju. Ja seda ma tahtsingi, et üks asi on, jah, ma arvan, et sa mõtled sama asja, et pealkirjades oligi, et ega USA-le ei ole niivõrd nagu seda Venezuela naftat vaja, aga tal on vaja, et Hiina ei saaks Venezuela naftat. Jah, ja teine asi on see, kui sa kontrollid on ju naftat, siis see tähendab ka seda,
et Venezuela nafta jääb seotud dollariga, seda saab ainult dollaris vahendada. See tähendab seda, et kui USA kontrollib Venezuela naftat, mida ostetakse dollarite eest, siis sa tekitad nagu igavese nõudluse dollari järgi. Kas on igavese, aga väga pikaks ajaks? Ja väga pikaks ajaks ja kui sul on dollarite vastus nõudlus, siis sa saadki Gröönimaa välja osta nii-öelda. Põhimõtteliselt sinu tees on siis see, et ostame Venezuela naftaga Gröönimaa ära. No sisuliselt küll, seepärast kui sul on maailma suurimad nafta reservid ja seda naftat ostetakse sadu kümneid aastaid dollarite eest, tähendab sul dollarite vastu on järgmised kümned aastad nõudlus, siis sa saad nii palju raha printida kui vaja. See on väga huvitav teooria, pärast helistame Valgesse Majja ja küsin üle, kas see tegelikult ka niimoodi on, aga ma ei välista ausalt, et see võib täiesti nii olla. Aga see siis järgmine slaid toob siis minu meelest ideaalselt selle välja, et kui sul on nagu raha ja kui sul on nagu dollarites on ja mis iganes ka eurodes on ja ära siis jumalas seda nagu sukasäärde pane, aga investeeri. Investeeri ja see graafik näitabki seda, et seni kaua, kuni riigid laenavad tohutustes kogustes raha juurde ja prindivad nii-öelda kogu aeg uut raha peale, et mis juhtub dollariga, siis viimase 30 aastaga on siis dollari ostujõud 50% kukkunud. Et raha, ütleme cash on positsioon, aga ära ole seal liiga pikalt. Et see on nagu pelgupaik mingiks turbulentseteks perioodideks. Ja see järgmise graafiku juurde liikudes siis M2 raha pakkumine on ju. No see võiks panna ka samamoodi kõrvale SP500 nagu liikumised, raha pakkumine ja aktsiina liikumine on väga seoses omavahel. Ja see raha pakkumine ei näi pidurdavat kuidagi. Ja mis on võib-olla muutumas, on see, et rahapoliitika karmistamine on saanud lõpu, et alates siis ütleme detsembrist me liikusime või USA liikus rahapoliitika lõdvendamise teed uuesti ja siit graafikult näeb ka, et siis sisuliselt alates 2022 aastast Föderaalreserv on enda bilansimahtu vähendanud paari triljoni dollari võrra. Ja huvitav nagu see, et samal ajal nagu SP500 pole alla tulnud. Ja see on nagu huvitav tõesti, et ju siis on ikkagist nii, et vaata ettevõtted kasumid on olnud nii kõvad ja majanduskasv ikkagist. Sama tehisintellekt on toetanud kasumlikkust. Ja siin on võib-olla täpsemalt ka veel, et selle paari aasta jooksul siis turult on nii-öelda 2,43 triljonit dollarit nii-öelda likviidsust ära võetud. Ja täna me oleme jõudnud sellise hetke, kus nüüd Fed hakkab iga kuu lisama jälle 40 miljardit kuus likviidsust, et me oleme jõudmas ikkagist sellise raha lõdvendamise tsüklisse. Ja pluss Ameerikas on ka makse langetatamas natuke, kui vaadata, mis nagu Trump on lubanud. Just ja see peaks olema nagu tegelikult varadele jällegi inflatsiooniline, jällegi positiivne ja kas ta arvate, et selliseid situatsioone, kas on midagi erakorralist, siis ei ole, kui me vaatame ajaloos tagasi, kui on need samasugused kriteeriumid on ühte aega sattunud, kus on turud on kõige aegade kõige tippudes, Fed on oma intressi langetamise tsüklis ja kui nad on lõpetanud kvantitatiivse tighteningu ehk selle rahapoliitika karmistamise, siis suures pildis see tähendabki raha pakkumise suurenemist ja kasvu. Ja ajalooliselt on selliseid situatsioone väga palju olnud ja kui me siit hakkame vaatama, et mis nagu keskmiselt juhtunud on selliste kriteeriumite peale pluss 12 kuud hiljem, siis aasta lõikes on kõik plussis. Aasta lõikes on turgudel väga positiivsed aastad olnud, et keskmiselt isegi 14% kasvu. Et mis annab nagu päris sukse positiivse väljavaate selleks aastaks. Ja kui me liigume veelgi edasi sellise turgude tehnilise poole peale ja me vaatame turu nii-öelda seda 4. pullitsükli aastat,
siis ka see 4. pulli turuaasta on üldiselt olnud väga positiivne ajalooliselt ja samuti nagu keskmise tõusuga siin 14,6%. Jälle 14. 14 jah. et selles suhtes, miks ma nagu selleks aastaks ei olegi nii karune, et ma lihtsalt vaatan ajaloolisi sul on siseinfot, ma saan aru, mina ennustasin ikka nagu oma tunde pealt. Ei, mina vaatan ainult nagu numbrite pealt. Me jõuame need ennustuste juurde pärast, aga ma näen siin 2 korda numbrit 14, eks ma vaatan, kas Meelis pakkus ka siis 14. Aga väga huvitav. Jah, aga korra täpselt aastaga tagasi minna, millal me tegime samasuguse ettekande, et see oli siis 2025 alguses on ju, et siis me seal vaatasime, et mida ennustavad niisugused fondijuhid on ju ja mis aastaga tagasi oli kõige positiivsem analüütikute või nende fondijuhtide ennustus ja toona ennustati, et Hiina kasv kiireneb. Ja sellega kusjuures nad panid päris hästi täppi. No ütleme eriti selle Hiina tehnoloogia asjad, nad tõusid ka päris palju. Ja kui sa vaadates, kus oli Hiina börsindeks on ju 2025 aasta alguses, et see oli seal, kus see nooleke näitab, et päris korralik kasv Hiinas ja tõenäoliselt tõesti oli hea panus ja ilmselt see jätkub ka edasi. Vaatan veel, mida siin pakuti, et Ukraina kohta on küll AI kohta. Productivity gain. Iseenesest head väljavaated, siis kui siit edasi liikudes, siis mis on nende samade fondijuhtide tunnetus? Nagu nüüd alanud aastaks või? Jah, alanud aastaks, eks eelmise aasta arenevad turud, et valdavalt on väga bullish nagu arenevad turud, on ju, see juures, seal Hiina on ka ongi väga suur osa, on ju. Ja teisel kohal on Nasdaq, et USA-le ikkagist tehnoloogiasektorile nähakse kasvu. Ühesõnaga USA ja Aasia, ma näen siit, kuigi Euroopa on ka +10, pole ka ju paha. Jah, et vaatame, et ma ei välista, et tõesti Hiina tuleb tagasi, vaadates, kuidas see USA täna käitub, on ju, et kõik need tollid ja tollisõjad isegi on ju Euroopa oma liitlastega, siis paratamatult paneb need liitlased otsima teisi partnereid ja väga palju, me näeme Euroopas, Kanada on pöördunud Hiina poole, Euroopa Hiina poole, et ärisidemeid on ju arendada, et see võibki tagada tegelikult jätkuvalt positiivse tulemuse Hiinale. Mis on veel võib-olla huvitav, et Nasdaq on +13 on ja SP506, et mis tähendab seda, et nad ikka nendele tehnoloogiafirmadele ootavad keskmisest kõrgemat kasvu muu turuga võrreldes. Jah, seda näitavad ka kasumid on ju. Võtsin selle slaidi ka eelmise aastast, et siin ei ole nagu väga midagi muutunud, kuigi siin on välja toodud on ju innovatsioonitsüklid, et me oleme 6. innovatsioonitsüklis, et seda on ikkagist täna väga hästi tunda, et me näeme iga päev, kui oluliseks on saanud droonid näiteks on ju sõjas kui ka luures on ju. Me näeme, et kus esimesed robotid teevad on ju samme, osad ei tee ka, osad kukad ümber, aga valdavalt need oskavad käia. Taandareng on ka üks arenguvorm. Jah, et need robotid, need integreeritakse me igapäeva ellu ainult rohkem ja rohkem on ju ja me näeme, kuidas siuke clean tech tuleb tagasi, me näeme, kuidas tuumaenergiaettevõtted töötavad välja neid small nuclear tuumajaamu, mis tooted võib-olla saavad järgmise 5 aasta jooksul valmis. Me näeme mingi patareides uusi arenguid on ju, kus laadimine on kiirem, akud peavad kauem vastu. Ja nagu siin tabelis võib näha ka, see iga innovatsioonitsükkel kiireneb. Kui esimene innovatsioonitsükkel oli seal 1785, kus nii-öelda hakkas ütleme, see metall ja tekstiil arenema, see tsükkel kestis nagu 60 aastat, siis tänane see AI ja robootika ja kosmosetehnoloogia tsükkel arvatakse, et see on 25 aastat. Et see, mis juba tuleb näiteks 2045 aastal,
see on jällegi mõne võrra lühem, mingi 20 aastat. Millal see 7. laine siis hakkabki nagu... 2045. Siin on nii kirjas. Ja ma vaatangi, et kui välja arvutada. Jah, et kas ma õigesti aru saan, et 2045 peame ikka ootama natukene. Ma tahaks juba selles mõttes teada, et mis on nagu need uued asjad, mis tulevad 2045. Ma arvan, et seal on tõesti on kosmos. Kosmos on next mingisugune level, on ju. Äkki juba varem. Jah, kosmos tegelikult on juba täna. Me näeme, et kuidas seda kosmose nii-öelda raketid, see lift-off sinna kosmosesse hakkab valmis saama, mis muudab nii-öelda selle transpordi heavy lift-offi sinna orbiidile aina kättesaadavamaks ja siis on nagu kõik teed avatud, on ju. Võib-olla siis saab juba Marsile mingid uued kivimid, uued metalli. See paneb uue tsükli käima, on ju. Okei, ja vaatame siis firmadest ka, kes meil siin on. Et, tuntud nimed on meil siin. Jah, tuntud nimed, et siin näitab 4., 5. ja 6. tsükkel, on ju, et isegi selle 4. innovatsioonilainega vaat kui paljud nimed on muutunud, on ju. Et need enamus firmad vist on muidugi 4. tsüklist alles, aga täna ikkagist juhtfirmad ongi Nvidia, on ju, Palantirid, Microsoftid, OpenAI, kes mõned veel SpaceXid, kes see aasta börsile tulevad, et meie seas kasvavad uued ettevõtted välja, kes on järgmised nii-öelda veivi või selle tsükli liidrid. Kui sa nendest kasvudest rääkisime, siis kes meie vana aasta viimast osa kuulis, siis juba mäletab, et Meelis läks juba kosmosesse ära, aga tuleb siis SpaceX see aasta või? Lubatakse? No lubatakse ja tõenäoliselt kui turg püsib ikkagi pulliturul, et meil midagi nagu turgudel ei juhtu ja turg nagu soosib IPO-sid. Ma arvan, et see SpaceX tuleb sellel aastal börsile ja lisaks tuleb börsile OpenAI, siis ByteDance ehk see TikTok, Anthropic. Kas Anthropic ka tuleb see aasta Anthropic, jah, samamoodi. Minu just selle valuation vahepeal hinnati 300 ma nägin ka 300 viimast midagi. Jah, et see just Anthropic ja OpenAI, väga sarnased tooted, on ju, et need ongi need uued ettevõtted, mis tulevad suure pauguga ja siukse turuväärtusega, et jah, et nende saavad nagu top ettevõtted nagu USA börsil, et kindlasti tuleb väga põnev aasta. Paar suuremat ettevõtet on suuremad kui terve Venemaa majandus kokku. No vaata, mis numbrid siin on. Aga okei, jõuame siis nagu meie virtuaalportfelli juurde ka natukene, et ütleme siis nüüd ära, et mis puudutab nagu väikest Peetrit, et siin ei ole tema viimase aasta tootust, ma ei viitsid seda niimoodi eraldi välja arutada, see on nagu meie portfelli loomise algusest, see on siis mingi 2,5 aastat on umbes sellest mööda läinud, on ju. Et on siis umbes 29% väikse Peetri portfellis on, ta on selline rahulikum, on ju, et on koduturu asju, on siin on USA asju, on Skandinaavia asju natukene, mis on väikse Peetri portfellis, suurem muutus on, et ta nüüd paneb iga kuu 500 eurot, et kuna pani 250 eurot ja me seda ilmselt ei muuda, on ju, et läheme sama tempoga nagu edasi. Siis mis puudutab nagu suurt Peetrit, siis suure Peetri teatavasti on 2 eraldi portfelli osa. Siiamaani on olnud, et esimene pool on see rahava pool. Laias laastus, siin on head numbrid, võib-olla Vaiselist ei ole sellist kasvu tulu, mis me oleme oodanud, aga kui ma nüüd mõtlen, ütleme Meelis, me oleme pidanud sinuga üles astuma erinevates kohtades, et sellel aastal äripäeva üritusel, investeerimisfestivalil suvel on ju, siis sina rääkisid nendest huvitavatest tehnoloogia asjadest, mõni päev tagasi vaatasin, nad on kõik hullumeelselt tõusnud, üks rohkem kui teine, ma ei tea, kas mõni üldse miinuses oli, mina rääkisin natuke rahulikumatest asjadest, rääkisin dividendi aktsiatest, rääkisin sellest Stolt-Nielsenist, see on siis koos dividendiga tõusnud 50%. Ja see on poole aastaga. Ja lisaks on ju dividendi maksev ettevõte, et siuke kasvuakse tootlusega. Kui me seda ossime, see dividendi määr oli seal 10 lähedal. Nüüd ta on sinna 6-7 vahepeal, aktsia on nagu tõusnud, on ju. Et siin on nagu ka kenasti, on ju. Aga siis üks uus asi, ma näen Novo Nordisk. Jah, Novo Nordiski panime sisse. Oleks võib-olla natuke varem panna, aga ütleme tehniliselt Meelis ei tahtnud varem osta, oli see kukkuv nuga, on ju, et nüüd me selle panime siia sisse, et on seal sees. Aga kui me siis nagu suure Peetri portfelli, kuna sellega me tegeleme natuke nagu aktiivsemad, siis siin me oleme mõõtnud nii algusest tootust kui ka siis nagu viimane aasta ja ütleme selle aasta algus ka,
aga eelmine aasta, ma loodan, et nii head aastat enam ei tule, tundub kahtlane, aga Suur Peetri portfell kasvas aastaga 40% sisuliselt on ju. Ja kuna ta nagu aasta alguses on ka kasvanud, siis põhimõtteliselt 5000 eurot on 2 miljonist puudu. Ja siit tuleb siis tegelikult selle Suure Peetri pommuudis, et mida me saate sissejuhatuses tekstina ka siis nagu välja tõime, et mis see uudis siis nagu on, et kuna suurusjärgus 5000 eurot laekub dividendi ka Suure Peetri portfelli jaanuaris, siis et need asjad nüüd mahuks mul arvutis ka erinevatel lehtedel ära ja investoritel oleks võib-olla natukene nagu lihtsam, et kes siis on rohkem dividendi usku, kes on rohkem kasvu usku, et alates nüüd mis me siis ütleme, et tegelikult tänasest siis nagu 19. jaanuar on ju, tegelikult mul on need portfellid juba nagu valmis, aga läheb 2, tuleb nagu Suure Peetri spin-off, et ta hakkabki olema nüüd 2 eraldi portfelli, Suur Peeter rahavoog, Suur Peeter kasvuportfell ja see annab Meelis sulle ka siis natukene rohkem seda vabadust, et sa saaksid ikkagi nende huvitavate kasvuaktsiatega paugutada, et aga võib-olla sa räägid Meelis mõne sõnaga, et siin on nagu uusi teemasid sees, et mis me oleme siis nüüd viimase kuu jooksul nagu võtnud on ju ja paljud on nagu indeksaktsiatega on ju. Jah, et me liikusime eelmisse aastasse seal aasta lõpus vastu päris suure sularaha positsiooniga ja siin aasta lõpus hakkasid juba asjad paranema oluliselt ja aasta alguses siis sai hakata jälle ostma, kus tundus, et nii-öelda see langustrend hakkab nagu läbi saama, et investorite usk hakkas kasvama ja esile tekkisid ka sellised uued liidrid, nii sektorid kui ka aktsiatest. Ja siis me võtsime siin päris palju uusi positsioone. Ma näen siin tuumaenergiat näiteks, ma näen siin muldmetalle on ju, kooljuhte on ju. Et kuna me ei tahtnud nagu, ütleme, ei taha nagu liiga palju positsioone ka nagu võtta portfelli üksiku aktsiatena, et siis me alustame nii-öelda ETF-idest, nendest kuumadest sektoritest ja mis täna on kuumad on aerospace ja defense on ju. Et eelmine aasta lõpus me rääkisime SpaceXi temaatika, see on nagu kogu sellise tööstuse sektori kihama pand, erinevad nimed on sinna esile roninud ja see ETF on nii-öelda päris head tootlust näidanud. Lisaks võtsime veel juurde tuumaenergia ETF-i, mis koosneb erinevatest tuumaenergia ettevõtetest. Siis me võtsime Vase. Vase hind on muidugi hullult tõusnud ja sellega seoses ka need aktsiad on ju. Et me võtsime samuti Vase kaevandajate ETF-i, siis me võtsime haruldaste muldmetallide ETF-i, siis me võtsime juurde TAV-i ehk see krüpto ja blockchaini ETF-i, me oleme vaikselt võtnud juurde nii-öelda strategy. Ireeni oleme ka natuke juurde ostnud. Jah, Nebiust, Ireeni ja kui eelmine aasta me rääkisime SpaceX-i osaluse Rocket Lab on ka uus asi. Jah, Rocket Lab ja siis Ecostar, mis täna omab juba seda SpaceX, et me võtsime ka seal positsiooni sisse igaks juhuks, et kui see SpaceX-i eufooria ikkagi jätkuvalt on turul, et siis sellel Ecostaril on päris head väljavaated, nii-öelda Suur Peeter on siis juba SpaceX-i aktsionär sisuliselt. Põhimõtteliselt Suur Peeter on juba kosmoses. ja Rocket Lab muidugi on päris suureks meil positsioon läinud, et sisuliselt on sama ettevõte, mis on SpaceX on ju, et mis pakub nii-öelda kosmoselendude ja niisugust heavy lift-off'i kosmosesse, nii et raketiettevõte ja muud on samad vist, jah. Muud on samad, jah. Ja üks asi oli veel, on see Pi ja 2V, et see on ka siis üks roheenergia ettevõte, mis pakub datacentritele kohapealset roheenergiat nii-öelda läbi gaasiturbiinide. Ühesõnaga, kuulake meie podcasti järgmine nädal. Meil on siis need portfellid juba eraldi, siis me räägime rahavooportfellist ka, et ma lihtsalt ühe nime ütlen, mis me nagu eile ostsin ära. Rahavooportfell on Šveitsi tootja Nestle, nagu tuntud ettevõtte. Dividendimäär on päris hea juba ja tundus nagu väga atraktiivne.
aga siis noh, Brita portfell on ka, noh, see on ka meil olnud siis 2,5 aastat on ju, noh, see läheb ju sellise konservatiivse lähenemisega, et pigem siis suuremad tuntuvad nimed, noh, osad kodule lähemal, osad ka rahvusvahelised, noh, tegelikult märkamatult kuidagi, et Brita portfell on juba üle 4000 euro. Et kuigi see protsendiliselt on seal noh, 15-16% umbes nagu tõusnud, aga noh, tema eesmärk ei ole siin nagu selliseid riske võtta nagu Suurpeeter nagu võtab, on ju, et pigem rahulikumalt, aga kenasti, praegu on kenasti. Vaatame siis, nüüd me hakkame lõpupoole jõudma, et mis me siis eelmine aasta Meelis prognoosisime, et noh, lihtne nüüd, see on siis see koht, kus me saame ennast kas nüüd rumalaks teha või väga rumalaks, on ju, et tagantjärgi on kõik nagu targad, aga noh, kui me siis dollaris mõõdetuna küsisime eelmine aasta, et mis see SP500 teeb, me olime mõlemad ikkagi natuke liiga konservatiivsed, et pakkusime siin vahemikus 7-11, noh, tegelikult tuli 17, on ju. Siis Tallinna börsi osas, noh, mina olin natuke positiivsem, aga jäin ka nagu alla, et pakkusin 13, tuli 18. Noh, kullast ma ei hakka nagu üldse rääkima, sina olid siin nagu positiivsem, aga noh, täitsa mööda. No, ütleme, täitsa mööda, selles mõttes ma vaatan aasta lõpu seisuga 4300, aga täna on juba 4650, on ju, et see nagu tõus on nagu jätkunud, on ju. Naftaga Meelis, ma usun sind tulevikus, hakkan, kui bensiinijaamas midagi on, siis ma küsin, et mis nafta ainult teeb, väga täpselt, suurepärane. Bitcoiniga, noh, panime tuli kuskil keskele, isegi jah, sul oli täpsem. No mul oli täpsem, aga ikkagi jah, mitte nagu väga täpselt on ju. Ütleme, intressimäärades me oleme siin viigis enam-vähem on ju. Nvidias, noh, mul natukene täpsem, aga ma ei teagi, kuidas see nii negatiivne olid selle Nvidia osas. Sa arvasid, et see buum saab läbi, aga ei saanud. Ega iganes on ju. Dollariga mõlemad panime mööda, noh, mul oli lähemal on ju. Noh, siis mis turge siis prognoosisime paremateks, noh, mul olid siin Poola, Rootsi, Norra, noh, 2 esimest väga head, noh, sul Euroopa suurriigid, noh, sul natuke paremini on ju. Noh, tundub, et mul oli õigus, et ma siin nii osas ei saa usaldada, et õnneks panime selle positsiooni kinni. Nii on pettumus. Nii on pettumus, on ju. No, intressimääradega mõlemad ootasime natukene vähem, noh, tuli tegelikult 3 korda. No ma tahtsin hinges väga, et see sõda läbi saab, aga kahjuks Meelisel oli õigus, et ei saanud. Aga mis siis selleks aastaks, et võtsime nüüd võib-olla natuke vähemaks, mitte 12, aga siis 8 ja küsime siis USA uuesti, et no miks ma ei imesta, ma näen Meelisel numbrid 14 on. Ja kui sa võidad, siis see on puhast iseseisva ära kasutamine. Et mina mõtlesin ka tükk aega, see on nagu raske prognoosida. Et ühelt poolt ma olen selle kõigega nõus, mis sa nagu ütlesid, see innovatsioon on ju, see investeeringud, noh, need kõik asjad. Aga teiselt poolt mul on nagu selleks aastaks see küsimus, et kumb siis võidab, kas nagu geopoliitika või innovatsioon. Ja et oleks nagu huvitavam ja et oleks siis nagu aasta pärast nagu huvitavam vaata, siis ma ikkagi kardan, et see Trump lõhub see usaldussuhted nagu ära ja kuskilt noh, lähevad need asjad nagu käest ära. Siis noh, Euroopa osas me oleme suhteliselt nagu samal tasemel, noh, Eesti osas oleme ka mõned positiivsed, mina jällegi natuke positiivsem. Kulla osas ma ei tea, kas ma siis olen liiga positiivne, aga noh, põhimõtteliselt me oleme sama meelt, on ju, et Trump võib selle asja käest ära ajada ja kuld võib veel üles minna. Me täiesti sõltumatult tõesti pakkusime, et noh, seekord, kuna Meelis on nagu naftas kõva käpp, siis noh, mul tundus, et ma sain kuidagi juhuslikult sama koha peale, on ju. Bitcoinis, noh, ütleme, mina olen ikkagi, ma panin siin saatanliku numbri natukene, on ju, et kunagi, kui SP500 oli põhi 2500 või tähendab 2009, siis põhi oli 666 on ju. Aga no vaatame, et see on nagu selline keeruline. Ma jäin Bitcoinis nagu selle punase aasta peale kindlaks, et pigem võib päris suuri liikumisi tulla, aga 86 on võib-olla siuke, et kus ta juba taastub on ju. Ja no dollar, siin me oleme totaalselt erinevad on ju. Noh, Meelis usub, et dollar tugeneb. Ma ei tea, kust otsast. Aga mina arvan, et USAs kukub, esiteks aktsiaturg, USAst kukub dollarites 10%, aga 10% kukub ka veel dollar euro vastu. Et kes eurodes nagu USAsse raha paneb, siis ärge mind süüdistage, kui järgmine aasta -20 on. Et ma loodan, ma nagu eksin, aga noh, vaadates kogu seda Trumpi tegevust geopoliitiliselt, mis ta nagu keskpangaga lubab teha, noh, nüüd Meelise kaudu saime teada, et Venezuela naftaga ostetakse Gröönimaa ära, noh, selleks on vaja nagu dollarit veel nagu intressi alla ajada, no vaatame. Ma natuke kardan seda dollarit. Jah, ma lihtsalt ütlen võib-olla seda, et kes nagu ei usu USA-sse või ei usu dollarisse, siis näha on, et millega dollar on tagatud.
selle sõjalise jõuga, et kui sult tullakse öösel kopteriga järgi ja viiakse lennuki kandjale, et siis sa tead, et see dollar ikkagist on tagatud. Seda küll, aga seal võib olla juhtuda niimoodi, et novembris on vahevalimised ja kui demokraadid võidavad, siis ühel hetkel võidakse Trump helikopteriga uurimise alla viia, et siis on võib-olla asjad huvitavaks minna, aga no vaatame. Mina ei oska prognoosida, USA on nii määramatu. Jah, võib-olla selle dollari tugevuse suhtes üldjuhul on nii, et kui börsidel on nagu langus või paanika, siis dollar on tugev just. Seda küll. Aga siin täna räägitakse ka, et ütleme kuni sinna välja, et Ameerika on need eurooplased välja vihastanud, et hakkavad seda võlga müüma ja kõik, aga noh. Jah, ütleme, dollar on olnud safe haven valuuta, aga see võib nagu muutuda ja rahvas jookseb hoopis kulda. Või jookseb teistesse valuutadesse. Ja siis Põhjamaade osas siis küsisime ka, mees pakkus Soome, pakkus Rootsi, et loodame, et mõlemal läheb hästi, siis läheb nagu Eestil ka hästi, aga ma ei tea, me oleme natuke üle tunni nagu rääkinud Meelis, et ma arvan, et aasta esimeseks osaks piisab nagu küll. Jah, need olid siuksed meie tagasivaatavad slaidid ja mõtled selleks aastaks. Jah, et ma arvan, et tuleb kuradima põnev aasta, see 2026, et nii poliitiliselt, nii kuidas juba alanud on, börsidel on juba praegu väga hästi läinud, et ma arvan, et see aasta turud pakuvad ikkagist uusi võimalusi, uusi korrektsioone, nendeks tuleb valmis olla ja ootame SpaceXi IPO-t. Ja ma omalt poolt siis kindlasti luban ja Meelis, ma arvan, nõus, et me üritame teha, et meie podcast oleks ka võimalikult põnev, et teil oleks huvitav kuulata ja sellepärast, mis natuke nagu muutsime ka, aga nagu ma ütlesin, siis tõmbame tänaseks otsad kokku. Teiega olid Tarmo Tanias ja Meelis Maasik. Kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi praegu öelda.